Tere armas noorteaken kuulaja, mina olen saatejuht Grete ning täna on selline eriline episood. Nimelt on jõulud tulemas ja teeme sellise mõnusa jõulu eriepisoodi. Ja seda aga selle poolest erinev või eriline episood, kuna külalisteks on hoopis keegi selline täitsa või kaks sellist väga huvitavat ja minu jaoks väga tähtsat inimest. Mul on täna külas minu ema Evelin ja minu keskmine vend Hendri. Nad saavad kohe ise ka rääkida, kes nad on ja millega nad igapäevaselt tegelevad. Kuid tänases podcastis siis räägimegi natuke jõuludest ja vaatame, kas jõulud on siis ikkagi tähtis aeg meie jaoks või pigem mitte. Aga tere minu poolt ja annan kohe sõnajärje emme sulle. Räägi, kes sa oled ja millega sa tegeled. Mina sind tean, aga meie kuulaja sind ei tea veel. Tere, minu nimi on Evelin. Olen Grete ema. Meil on peres 4 last ja mina olen täna kodune. Ja jõuludega seoses on see veel eriti hästi, et ma saangi rahulikult jõule planeerida ja toimetada, et jõuluõhtuks kõik valmis saaks. Hendri. Tere, minu nimi on Hendri. Ma olen 7-aastane ja käin 1. klassis. Väga äge. Hendri, millega sulle vabal ajal tegeleda meeldib siis, kui sa kodus oled ja koolis ei käi? Mida sa teed siis tavaliselt päevad läbi? Istun telefonis. Nojah, mis sa teed seal telefonis? Mängin. Okay. No teil on tõesti kombeks vennadega omavahel seal neid erinevaid mänge mängida. Kuid nagu ma ütlesin, siis jõulud on kohe-kohe käes. Ja täna me vestlemegi siis teiega jõuludest, et mis need jõulud on ja mis on meie lemmikasjad selle juures ja vaatame, räägime natuke ka päkapikkudest, sellepärast et mul on üks huvitav ütleks siis nagu mure, milles mul on väga ka teie abi vaja, aga sellest natuke hiljem. Aga alustaks sellest, et mis need jõulud teie jaoks üldse on? Et jõulud, aga mis see tähendab teie jaoks? Et see, kas see on lihtsalt kuusk ja kingitused või on see veel midagi enamat? Mis mõtted tulevad selles osas, kui mõtlete selle peale? No mina kui väiksem olin, ise laps, siis kindlasti oli see elevus, et päkapikud käisid ja jõuluvanale sai kirjutada ja oma kingisoove kirjutada talle. Et sai oodatud jõuluõhtul väga kingitusi siis kuuse alla. Et jõuluvana alati ei jõua igasse kodusse, et teinekord jõuab külla ise kinke tooma, teinekord ei jõua ja on teistes peredes. Et selline suur ootusaeg ja elevus täis. Täna kui ma olen 4 lapse ema, pereema, siis on see jõuluootus samuti suur ja elev, aga valmistan ka rohkem selleks, et jõuluaeg oleks ilus, rahulik, armas, et oleks kuus kihitud alati, et toad saaks kauniks, näiteks LED-tuledega, et õhtul on ilus vaadata. Ja otse loomulikult, et jõululaupäeval siis oleks pere koos ja teeks erilise õhtusöögi. Ja tõesti, et selline mõnus ja rahulik aeg oleks. Hendri, mis sinu jaoks jõulud on? Kui keegi ütleb sulle, et nüüd on jõulud tulemas, siis mis see tähendab sinu jaoks? Mis sa arvad? Mis sa mõtled jõuludest? Et päkapikud käivad ja siis saab kalendrist šokolaadi iga päev võtta. Ja jõuluvana toob kink viimasele kalendris viimasele päeval. Kas sul täna käisid päkapikud? Ei käinud.
oi. Aga mis sa arvad, Indri, kas jõulud on, mis veel jõuludel tehakse, kas kuuse paneme püsti jõuludel? Muidugi. Ja mis veel tehakse, kas õues käiakse näiteks kelgutamas? Käid kelgutamas? Jaa. No, kas sulle lumes meeldib mängida? Jaa. Okei, väga äge. Et selles mõttes, et kui ma hakkasin mõtlema selle peale, mis minu jaoks jõulud on, siis jõulud on selline võib-olla unistuste aeg või et selline helge ja mõnus, et saab rahulikult istuda oma kuuse ees, kellel siis ükskõik milline kuusk on ja nautida seda seltskonda. Aga me rääkisime siin natuke päkapikkudest ja jõuluvanast ja kas teie olete kunagi päkapikke näinud, mis te arvate? Ma tean, et mina väiksena, ma ei tea, kas ma emme sinuga olen sellest kunagi rääkinud, aga ma tean, et meil koolis oli see, et me rääkisime omavahel sellest, et kuidas keegi üritab päkapikke kinni püüda, et nagu mingeid lõkse seada. Aga minu pole see kunagi õnnestunud, et nagu päkapikku lõksu seada. Aga kuidas teil? Kas te olete päkapikke varem näinud hiilimas akna taga või veel ei ole see õnnestunud? No minul ei ole veel see õnnestunud, aga ja võib-olla ei peagi õnnestuma, aga ma tean, et nad seal käivad, nad piiluvad, nad käivad kindlasti õhtul omal kellaajal sealt läbi, sest et lapsi on palju ja päkapikkudel on oma süsteem, kuidas ja kellele kommi siis sussi sisse poetada. Nii et minule meeldib, kui nad jäävadki saladuseks, aga ma tean, et nad on olemas. Hindri, kas sina oled päkapikku näinud? Ei. Ei ole, aga kas sa tahaksid päkapikku näha? Jaa. No mis sa arvad? Vot sellega seoses mul ongi tegelikult üks küsimus ka, Hindri, sulle. Et minul kirjutas jõuluvana ja jõuluvana oli väga mures, sellepärast et jõuluvanal on läinud noorteakna päkapikk kaduma. Meie oma päkapikk, kes meil siin siis käib. Ja ta ütles, et me peaksime talle saatma kirjelduse, et milline see meie päkapikk siis ikkagi välja näeb. Et muidu ta ei leia seda päkapikku ülesse, sest päkapikk ikka vahepeal lähevad ka oma teed seiklema. Nii et ma tahtsingi sult küsida, Hindri, et äkki me üheskoos saame koos välja mõelda, et milline siis noorteakna päkapikk siin on. Mis sa arvad, et milline võiks üks päkapikk välja näha? Mis tal kindlasti olema peaks? Ma arvan, et hästi väike mingi siukene jõulumüts ja siis vist mingi roheline pusakene midagi ja siis pruunid jalanud ja püksid mingid mustad. Okei. Aga mis sa arvad, kas see päkapikk, kas ta on selline pikk ja peenike või ta on selline lühike ja selline natukene nagu magusat juba söönud või mis sa arvad, milline see päkapikk nagu veel, milline ta on peale selle jõulumütsi? Kas tal on prillid äkki? Mis sa arvad, kas meie päkapikul võiksid olla prillid või pigem mitte? Ma arvan, et võivad selle pärast, et noored kasutavad prille. Okei. Jaa, see on täitsa hea mõte. Aga okei, ühesõnaga, meil on siis punane jõulumüts päkapikul, meil on roheline pusa. Ma saan aru, et meie päkapikk on väga selline noortepärane, sest tal on pusa ja püksid, et tal ei ole mitte mingi rüü või mingi selline asi. Siis tal on pruunid jalatsid. Milline kott tal on või kuidas ta neid maiustusi üldse endaga kaasas kannab? Kas tal on mingi selline salakotikene või tal on kuskil õla peal mingi kotikene või tal on seljakott või kust on need maiustused peaksid olema? Kuskil mingis kotis, aga ma arvan, nendel on mingi katkist moodi, mingi siukene kott. Miks katki? Jah. Mis sa mõtled selle all, et ta katki on? Vedamisest. Et tassivad enda järel kotti. Kas see on nagu selline katkine kott, et kui ta jõuab selle õige akna taha, et ta käib nagu mööda nagu aknaid ja siis kui ta jõuab selle õige akna taha, siis see katkisest kotist nagu pudeneb täpselt sinna õigesse kohta see maiustus või? Ei tea, ma arvan sellepärast, et kui ma käisin seal jõulumaal kolmapäeval, siis päkapikk näitas, milline nende kott on ja see nägi välja nagu siukene allikas nagu katkine. Kulunud.
kulunud kott. Vedamisest kulunud jah, juba. vist jah. Aga Endri, mis sa arvad, kas sul õnnestub kunagi päkapikku nagu näha ka akna taga hiilimas? Ei usu. Ei usu, aga sa tahaksid näha päkapikku akna taga hiilimas? Jaa. Muidugi. Aga milline... Jah, nii. Henri mainis jõulumaa külastust, nad klassiga tõesti käisid, et Henri, äkki sa räägid paar vahvavat seika, mis teil seal oli või mida huvitavat sa teada said, et sa kodus rääkisid tegelikult, et täitsa põnev oli kuulata. Et mis sulle sealt eriliselt meelde jäi? Midagi uut? Et päkapikkudel oli mingi suur komm nende koti sees, mida nad söövad, kui magusest tuleb isu. Nad söövad ise ka siis magusat. Okei. Mis sa veel said teada? Mis sa veel teada said, jah? Mis teile räägiti seal? Et jõuluvanal läksid kõik võlusõnad sassi, et me pidime need kõik sõnad ise üles leidma. Aitasite siis jõuluvana. Kas te saite jõuluvanale lõpuks siis õiged võlusõnad ka antud? Okay. Kas sa mäletad mõnda neid võlusõnu või ei mäleta? Ei mäleta. Ei mäleta, okei. No siis on vist ikka jõuluvana head tööd teinud, et ainult need võlusõnad tema teab neid. Aga Henri, mis on su lemmikosa jõulude juures? Et kui tulevad jõulud, siis ma arvan, et nüüd sina esimest aastat saad kogeda ka jõuluvaheaega on ju koolis, et sa oled esimeses klassis. Aga mis sa arvad, mis on sinu lemmikosa jõulude juures? Et kelgutada saab. Okei. Kas sulle kingitusi ka meeldib avada, kui jõuluvana on toonud kingitused? Jah. Okei. Kas pigem keelgutamine või pigem kingitused? Ma arvan, et mõlemad. Mõlemad, okei. Kas midagi on veel, mis sulle jõulude juures meeldib? Et piparkooke saab teha. Jaa, väga äge. Piparkoogid on tõesti väga ägedad asjad. Aga kuidas kuuse kaunistamisega on? Kas meeldib? Ootad seda kuuse kaunistamist või lased kellelgi teisel teha? Kõik koos, ma arvan. Et meil ongi tavaliselt pereisa toob kuused ja siis kõik koos kaunistame. Ja see loomulikult ikka tegelikult tahavad kõik kaunistada ja siis kes mille valib sealt karbist, et kuuse otsa riputada. Jaa, aga nagu, kui me oleme varasemalt kuuski kaunistanud, siis teil on kõigil nii erinev maitse kuuskide juures. Nagu mina tahaks, et kuusk oleks nagu ühtne ja siis teie panete kõik need kuuseehted sinna, nagu ma ei tea, kuidas, et on kõik kuuseehted on erinevad, mis on nagu väga armas, aga samas nagu ma ei saa aru sellest. Ma mingi aeg ka noorena tõesti kaunistasin selliselt stiili puhtalt nii öelda siis jah, et ühe stiilis ja ühe värviga võib olla. Aga praegu, mida vanemaks saades, olen ma natukene igatsenud seda oma lapsepõlve taga ja oma lapsepõlve kuuse kaunistamist. Ja siis meil omal ajal olidki hästi erinevad kuuseehted, et olid sellist hästi palju lapsesõbralikke selliseid figuure, et ei olnud ainult ümmargused kuulid, et täna tõesti ma olen selliselt nagu hästi erinevaid kujusi ja selliseid asju pannud sinna kuuse külge, et oleks selline segasumma suvile natukene, et midagi teistmoodi. No jah. Et rõõmsam, selline hästi värvikerev ja rõõmus ja tõesti, et saaks vaadata selliseid kujusi ja et on see päkapikk siis või päkapiku maja või jõuluvana või kitseke, et ei ole tavaliselt kuulid jah, et ma arvan, et lastele on see kindlasti rõõmsam, et noortele tõesti ilmselt meeldib mingi teine stiil jah, et aru saada. Ja, aga mis sulle emme jõulude juures meeldib? Mis on sinu lemmikosa jõulude juures, lisaks siis kuuse kaunistamisel, nagu ma just aru sain? No lapsena kindlasti
ilmselt mõnusam seda jõuluaega nautida, aga emana tuleb rohkem vaeva näha ja muretseda, et kõik saaks sätitud ja oleks mõnus ja hubane. Aga tõesti, jõuluaeg on selline mõnus aeg, kahjuks kiire, aga tegelikult, kui need toimetused saavad tehtud ja jõululaupäeval ka saab lauda istuda ja tõesti seda kuuselõhna nautida, ilusat jõulupuud, eriliseks teeb muidugi jõulud absoluutselt, kui on väljas lumi. Et täna on meil meeletult ilus ilm ja loodame, et see on jõuludeni, et ilmselt ilma lumeta ei ole jõulud need, mis nad võiksid olla. Ja piparkookide tegemine, piparkoogi lõhn, kaunistamine, sina, Grete, ju kaunistad meil ilusasti neid piparkooke, et me oleme sinu käest õppinud seda ja kõik tahavad sinu moodi teha. Et sellised mõnusad tegemised ja täna mina naudin ka lihtsalt sellist lumeilma väljas, et loodus on ilus ja puhas ja naudid seda lumevalgust ja vaikust ja et see on selline väga ilus, et sul on eriti hea nautida seda loodust ja seda sellepärast, et te elate keset metsa ja te elate nagu sellises kohas, kus teil on kogu aeg kitsed ja karud ja kõik, kes iganes sinna ka õuele jõuavad, et selles mõttes see on tõesti väga ilus ka talve ajal, ma olen ka ise seal olnud sel ajal piparkookide kaunistamisega. Ma ei tea, kuidas sa ütled, et te olete seda minu käest õppinud? Ma küll mäletan lapsepõlvest ainult seda, kuidas mingi plörts läks sinna piparkoogi peale ja siis sõid selle kohe ära. No lapsepõlves jah, ilmselt kõik teevadki oma kunsti, aga hiljem noorukias, siis sa tegid väga peene käsitööna neid kaunistusi ja siis tõesti mina ei ole varem selliselt teinud ja mina õppisin sinu pealt, et sellist teistmoodi, aga jah, ütleme niimoodi, et ajad on ka selles mõttes muutunud, et kui minu lapsepõlv oli, siis ei olnudki selliselt kuskilt vaadata üldse või näha, et kuidas neid kaunistada, et oligi teistmoodi, et tänapäeval on noortel rohkem võimalusi näha ja kuulda ja õppida, et selles mõttes on küll hästi ilus aeg, et tõesti, et kaunistusi teha või miskit muud, et internet on selliseid näiteid täis, et saab hoopis miskit muud. Okei, tõsi, võib-olla tõesti suuremaks saades kaunistada natukene siis kunstipärasemalt, kui lihtsalt mingi ladakas sinna piparkoogi peale. Aga tead, Henri, ma tahtsin küsida sult. Kuidas teie, sul on küll esimene aasta koolis, aga kas teie juba valmistate jõuludeks koolis? Kas te laulate jõululaule näiteks või meisterdate jõulukaunistusi või kas teil juba koolis käivad jõuluettevalmistused? Ei käi veel või? Aga kui sa lasteaias käisid, Henri, kas te siis tegite midagi vahvat? Kuidas te siis valmistusite jõuludeks? Kas sa mäletad? No lasteaias natukene vist oli ka. Ja koolis oli ainult see praegu, et mingid tehtud valged lumehelbed on iga, ma ei tea, mingi... Klassi akna peal või? Jah, klassi akna peal. Et koolis nad ikka teevad, neil on sellised suuremad projektid, et võib-olla see klass nüüd nii sellist sädelust täis ei olegi neil seal, aga akna peale on tavaliselt lumehelbid neil tehtud ja eelmine talv oli neil hästi uhke installatsioon mitme korruse vahel, et sellised väga põnevad projektid on nendel seal ka, jah. Et Henri on ju, jah, esimest aastat koolis, et alles saab seda kogeda. Aga ilmselt väga palju varem ka ei teha neid asju, et praegu ongi detsembri algus, et tegelikult paras aeg on teha. Ma mäletan, et meie hakkasimegi vist novembri lõpus näiteks jõululaule laulma muusikatunnis, et see oli vist selline üks kõige esimestest asjadest, mis oli nagu jõuludega seoses ja siis olid muidugi need mingid klassiõhtud ja mingid sellised asjad, et kas me teeme või need kingipakid või jõulupakid, mida klassi vahel tehakse nagu, et ka need olid mingid asjad, mis olid juba nagu novembri lõpp, detsembri algus.
no see oleneb vist, mis vanuses jah, ma arvan, vanus ja õpetaja vist esimeses klassis vist ei teha, aga Henri käib meil Mudilaskooris laulmas ja neil on õppekavas rahvatants, et ei tea, kas Mudilaskooris laulate juba jõululaule või muusikatunnis õpite? Olete laulnud mingit sellist talvelaulu näiteks? Ma ei tea veel, sest muusikatunde ei ole veel olnud. No veel jõuate siis tegelikult, et eks see programm ole neil tihe, alles sügise teemad ja rahvatantsus ka, et kindlasti jõuludeks tuleb õppida luuletused selgeks, sellepärast, et meie peres on siis niimoodi. Ma just tahtsingi jõuda selle juurde, et kuidas me siis kodus jõule tähistame või kuidas teie siis tähistate, et mina niimoodi igapäevaselt enam teiega ei ela, et kuidas teie kuidas te tähistate jõule? No lisaks sellele, et siis kaunistame kuuse, või kaunistate kuuse, piparkooke teete, kaunistate võib-olla muud elamist, et siis kuidas see jõulude tähistamine käib? Eks see jõulude tähistamine tuleb ikkagi paljustki oma kodust, mis mina olen näinud ja õppinud, kuidas minu ema ja isa siis omal ajal toimetasid. Et sellised lihtsad jõulud, mina panen kindlasti ukse peale pärja jõuluteemalise, siis nagu ma ütlesin, on meil täna on ka LED-valgustus väljas, mis lumega on eriti armas ja õhtul vaadata. Ja siis, kui on kuuseaeg, siis saame kuuse kaunistatud. Ja jõululaupäev, siis on meie peres see tähistamine see, et kuna meil on abikaasaga mõlemal suured pered, siis üle aasta või on ka olnud ühel aastal, et kutsume eraldi siis oma perekonnad kokku lastega ja siis meil on olnud traditsioon täiskasvanud või pered siis teevad omavahel jõululoosi. Ja jõuluvana saadab siis lastele kuuse alla kingitused. Meil on ka jõuluvana kodus käinud linnas, kui me olime. Õigus, siis meil käis ka jõuluvana kodus ja tõesti see oli uhke sündmus, sellepärast, et tal on ikka tõesti palju lapsi, ta ju ei jõua mitte kuhugi, aga ärge siis pahandage jõuluvana peale. Et see oli kiht ja siis me laulsime koos jõuluvanaga tollel korral ja laulsime ja tantsisime ka jõuluvana. Aga kas ma mäletan õigesti, et meil lisaks jõuluvanale käis ka see jõulumemm või? Oli neid 2 tükki et see oli nii äge, et võttis oma nagu memme ka kaasa veel sinna. Nüüd ma ajan võib-olla sassi, äkki Jolle oli jõuluvana, et nad olid tõesti armsad. Ja siis on traditsioon, et on jõulutoidud, perega siis istume laua taga, naudime jõulutoite, räägime ja ikka selline mõnus õhkkond on, et selline teistmoodi, et ongi selline hea tunne ja rahulik. No mis on su siis selline go-to jõulutoit, mida jõuludel kindlasti peab laual olema ja sööma? No kindlasti tuleb enne piparkoogi lõhnaga tuba täita ja siis õhtuks laua peal kindlasti ikkagi eestlase lemmik verivorst ja siis kas mulgikapsad või praekapsad, et kuidas kellegile meeldib, et see on selline, milleta ei saa. Henri, mis sinul on selline lemmik jõulutoit, mida jõulude ajal süüa? Ma arvan, et piparkoogid ja siis joomiseks on vist kuum mingi tee ja enne mingit soolast on vist mingi, ma ei tea, mingi kuum toit. Kuum toit, okei. No jaa, minu lemmiktoit näiteks jõuludel on kindlasti verivorst ilmselt. Ja piparkoogid ka, aga
ma ei tea, piparkokkidega on vahepeal see, et kui nagu väga palju neid süüa, siis sul saab kuidagi isu täis või on see mingi, et enam nagu ei taha. Aga piparkokid ja verivorst on vist sellised, ühed kõiged mingi, mis peaaegu iga eestlase laual äkki on ka. Aga emme, ma tegelikult tahtsin, sa oled siin mitu korda maininud, et kui sina väike olid, et teil olid sellised asjad ja nii, et millised traditsioonid olid sinu perel ja tegelikult teil oli ka väga suur pere ju tolleks hetkeks juba, kui sina väike olid ja kui sa võrdled neid nagu tänaste traditsioonidega meie peres, et kas neid erinevusi nagu kahe nii-öelda aja vahel on väga palju või on ka juba mingid sarnasusi näha seal, et sa oled midagi kodust näiteks kaasa võtnud traditsioonide osas? No tegelikult ma enne mainisin, et täna minu pere jõulud, meie enda pere jõulud ongi hästi palju sarnased just selles osas, mis ma oma kodust olen kaasa võtnud. Ja tegelikult väga palju ei erine, et ema tegi ikkagi hoolitses selle eest, et oleks toad kaunistatud. Meie ilmselt ise meisterdasime ka selliseid jõuluehteid või kette. Ma mäletan, et värvipaberist olid jah ketid, et see oli hästi popi, neid oli hästi pikalt ikkagi. Et, ja siis joogikõrtes tegime ehteid. Et niidi panid joogikõrrest läbi ja siis tegid selliseid kujundeid. Oho, seda pole varem kuulnud. Jah, et jõuluvana saatis meile kingid kuuse alla ja istusime koos, et ega täna on ka see samamoodi. Lihtsalt, mis täna veel on minu jaoks tähtis, on ka kindlasti käia surnuaias ja panna küünad põlema oma lähedastele, keda enam meie hulgas ei ole, et see on ka selline traditsioon ja hingele hästi hea tunne, kui sa oled saanud seal käia ja küünad põlevad õhtul. Et jah. Ilmselt üks asi, mida saab nagu öelda, on see, et kuna me oleme ajas väga palju liikunud, ja meil on tekkinud juurde kõik arvutid, nutitelefonid, nagu kõik asjad, siis ilmselt need asjad, nagu need traditsioonid lähevad ka ajaga kuidagi nagu mugavamaks, võib ka ju nii öelda, et väiksena võib-olla ei olnud neid asju nii palju kätte saada, kui täna on näiteks, et lähed poodi ja ostad seal need mingid uhked kuldsed suured ehted, on ju, et jah, kindlasti, et vanasti oli umbes põlvest põlve tegelikult need jõuluehted käisid, et täna on iga aasta on uus stiil või mood, et ostetakse, vahetatakse hästi palju. Aga minule näiteks ema tõi eelmisel talvel minu vanaema jõuluehted, mis on väga vanad ja ilmselt seal on minu vanaemal veel saadud võib-olla kas ristiema või oma emalt mingid jõuluehted, et need on hästi tähendusrikkad ja kindlasti ma neid hoian ja panen ka puu peale, et see on hästi armas. Aga mis ma veel tahtsin ütelda, mis kindlasti veel jõuludel on rohkem meie kodus, on jõulumuusika, et jõululauludega. Et see on ka selline, tekitab sellise hea tunde ja sellise meeleolu ja tõesti tunned ikkagi väga eriliselt seda jõuluaega. No teeb ma olete kogu aeg pidu seal selles mõttes, teil on nagu nii äge see kaminasaal seal, kus on võimalus pidu panna. No need on sellised, pigem sellised rahulikud, näiteks mida ma fännan hästi on praegu olnud noorkuuplaat, jõuluplaat. Et sellised rahulikud, mõnusad ja lapsed ka kuulavad, et ei pea olema selline diskojõulud, et jah, pigem eelistan selliseid Eesti mõnusaid jõululaule. Kuidas teil oli peres luuletustega? Et täna on kuidagi see kingituste saamine ka vahepeal mõnevõrra lihtsamaks tehtud, et lihtsalt lähed ja võtad hommikul, rebid katki, võib-olla oleneb, muidugi perest on ju, et igal ühel on omad sellised traditsioonid ja mõtteviisid selles osas. Kuidas teil väiksen oli? Kas te pidite lugema luuletust või laulma või võisite lihtsalt niisama kingituse võtta ja kuidas meil täna on, et kas täna on ikkagi, kas sa pead oluliseks seda, et ikkagi võiks nagu lunastada oma kingituse välja või pigem lihtsalt, et minge võtke nüüd jõuluvana kingitused?
no kindlasti on, et ikka peab vaeva ka nägema, et jõuluvana on muretsenud ja kingi kuusa alla toimetanud, et ikka on vaja kas luuletust lugeda või laulda või midagi vahvat teha. Ja siinkohal, kusjuures mul tuleb meelde, Grete, kui sina käisid lasteaias, siis sina olid selline oma ette tegelane, et kui sina tahtsid, siis sa lugesid ja kui sa ei tahtnud, siis sa ei lugenud. Ja sa õppisid lasteaias luuletuse, et me tegelikult seda kodus ei õppinudki, et te lasteaias õppisite. Või siis tõesti me veel kordasime ja kui oli teil lasteaias jõulupidu, siis ma teadsin ette ja teised teadsid ette, et sa lähed sinna jõuluvana ette ja et sa ei loe. Aga see oli ikka meeletult suur üllatus, kui sa lugesid, see oli ilmselt kas esimeses või teises sõimerühmas, sa lugesid uhkelt terve luuletuse, paar salmi ilmselt oli ette, et no see oli ikka, see oli tõesti üllatus, et jah, jätsid mulje, et sa ei loe ja ei õpi, aga tegelikult lastel on hästi hea mälu, et sul jäi hästi meelde ja sa tõesti lugesid selle ära. No, et see on laste puhul ongi hästi kihvt, et vaatad ja mõtled, et kas tuleb ikka üldse midagi sealt ja siis, kui nad tegelikult loevad või laulavad, siis on see nii mõnus. No mul tuli nende luuletuste asjadega meelde, et no meil on suguvõsas see, et nagu, et noh, minul on küll selles mõttes nagu jõulude ajal tavaliselt olnud nagu justkui 2 nagu jõulu nagu noh, istumist või pidu, sest mul on nagu ema ja isa nagu mõlemal nagu noh, oma suguvõsa ja ma mäletan, et näiteks sinu suguvõsaga, kui me oleme istunud näiteks Alatskivil seal vanaema korteris, mul tuleb kohe meelde selline seik, et siis ma ei tea kust, aga nagu mulle vist meeldis väga nagu mingit sellist muinasjuttu nagu lugeda või ma ei tea, kas sa ise mäletad, aga tihti olid nagu see, et ma sinna läksin koha peale ja siis ma hakkasin midagi improviseerima. Et luuletasid kokku. Ja, täpselt, et mul tulevad kohe nagu need hetked meelde, et kui me seal olime ja siis oli vaja, mingi mälus on mul mingi koht, kus mul ütleb, et ma olen mingitest hobustest kunagi rääkinud, mingitest valgetest hobustest, et selles mõttes nagu jõulude ajal nagu need traditsioonilised luuletused ei ole võib-olla isegi olnud nii suur minu teema kui see, et ma lähen ja luuletan seal midagi kokku või esinen, et selles mõttes need on mingid asjad, mis mul näiteks meelde tulevad. No tegelikult sa niimoodi ütled ja meenutad, siis ega päris paljud lapsed ju esinemisnärviga kaotavad selle õige sõnumi ära ja siis nad luuletavad ja see ongi tegelikult nii armas, kuidas lapsed suudavad siis koha peal välja midagi mõtelda. Ja jah, kui sa niimoodi ütled, siis kindlasti sa oled midagi koha peal luuletanud ja otse loomulikult on see naljakas, aga samas hästi armas, et ei jää lihtsalt sinna nagu vaikselt seisma. Et see on põnev. Ja mingi hetk mul on meeles ka see, kuidas ma olen kellegiga tantsinud kuskil, ma arvan, et siis see oli juba kokoral äkki, aga siis ma vist nagu tantsisin ka kellegiga, ma võtsin kellegi nagu täiskasvanu tantsima, seda ma mäletan ka veel, mis nagu, need on mingi täiesti nagu random nagu kohad või hetked, aga need on mul kuidagi meeles, et väiksena, see on vist ikkagi tegelikult praegu on seda ka näha näiteks Gerdi puhul, Gert on ju meil 4 ja saab kohe 5 on ju, et mingis sellises vanuses lapsed umbes on nagu mega nagu julgevad ja on täiega sellised nagu ja siis kui on kuskil see 6, 7, 8, kui on nagu kooli algus juba, siis on see, et nagu ei taha enam midagi teha ja julge, ma vaatan nagu praegu mõtlen näiteks Hendrit või Reimot ka, et siis on ju tegelikult näha, et vahepeal on ikka see nagu trots sees, et ei, et mis mõttes, aga siis vaatame Gerti ja siis Gert on nagu see ja see ja see ja see tuleb sealt juba mingi umbes 8 muinasjuttu välja samal ajal, et ma ei tea, mis sa arvad aja jooksul selle mõtte peale, et nagu kui sa aja jooksul vaatad meid kasvamas, et kas umbes on selline vanusevahemik see, kus lapsed on nagu julgevad ja siis ühel hetkel kaob see nagu julgus täiesti ära? No tegelikult niimoodi, et ega paljud täiskasvanud ka ei julge ja nii-öelda siis edvistavad seal, et ei ole salmi ja ei oska ja ei taha, et ei ole ainult laste puhul. Aga jah,
selline traditsioon ja selline mõte on, et kas sa laulad või tantsid või loed luuletust, et tõesti see oma kingitus lunastada, et see oleks hästi vahva, kui ikkagi nähakse vaeva ja jah, et miks mitte ju tantsida siis on ju, et kui sa seda oskad. Ja aga millegipärast nagu on jah, kuidagi natukene hirmsaks nagu tehtud see kingi lunastamine või kardetakse seda jõuluvana või see esinemine on selline, seda peab õppima jah, aga mingis vanuses võib-olla juba naudid seda tõesti. Et see oleneb hästi palju inimesest ka, et üks on julge ja jällegi probleem ja teine vajab julgustust, aga alati on ju saanud kõik oma kingid kätte lõpuks. Ja, et midagi sealt ikkagi tuleb. Ja, igaüks on eriline, selle saab niimoodi kokku võtta, et igaüks teeb täpselt seda, mida tahab. Aga Henri, mis on üks asi, mida sa sellel aastal jõuluvanalt soovid ja kas sa oled jõuluvanale juba kirjutanud ka oma soovidest? Soovidega on siukene lugu, et ei ole, aga ma arvan, et kingitust, ma arvan, et ma tahan mingit ma ei tea, mingit. No mis sa oled mõelnud? See ei ole veel välja mõelnud või? No natukene on veel aega tegelikult jõuluvanale kirjutada, et nüüd ju hakkasid meil back-upikud ka alles käima, et täna nad tõesti ei käinud sellepärast, et back-upik ilmselt nägi, et sellel kellaajal, kui peaks lapsed magama, et lapsed ei maganud ja vigurdasid, et siis ta ju peab minema edasi teiste laste juurde ja ei saa sinna poetada midagi. Aga Henri, me kindlasti mõtleme Reimo ja Gerdi ja Henriga kirjad valmis, mõtted valmis ja kindlasti kirjutame jõuluvanale. Aga kas Henri, kas kingitus, mida sa tahad, peaks olema nagu selline suur, ma ei tea, mingi mänguasi või sa tahaksid mõnda raamatut või mingit jopet või kas sa oskad öelda, milline see kingitus, millist laadi kingitus sa nagu tahaksid jõuluvanalt või sooviksid jõuluvanalt? Et kas see on selline, tahaksid see mänguasja või tahaksid see mõnda ägedat raamatut või mis see tavaliselt on, mis sa arvad? Ma usun, et ma ei tea, mis ma veel tahan, aga ma arvan, et see peab olema suur. Suur, okei. No siis vaatame, mis jõuluvana ehk kuulab ka seda episoodi ja siis saab selle peale natuke mõelda, et suurt kinki tahad sina. Aga Emme, mida sina tahaksid jõuludeks? Ma tahtsin siinkohal veel ütelda seda, et me kindlasti kirjutame jõuluvanale, aga lapsed ka teavad seda, et alati ei ole jõuluvanal võimalik täita laste soove ja siis jõuluvana vaatab oma kontoris ja laos ringi, et kindlasti laps midagi saab, aga kirjutama peab ja kui läheb hästi, siis jõuluvanal on tema jaoks tema kingitus. Kui ei ole, siis saab midagi muud, aga see on alati hästi tänuväärne, et jõuluvana alati saadab lastele midagi. Ja ma arvan, et natuke on ka see, et jõuluvana teab neid lapsi, ka nagu ikkagi kõiki lapsi, kellel ta neid kingitusi saadab ja ta teab, et kui ta ei saa seda, kui tal ei ole enam seda õiget asja ja vabrik on ka juba kinni, et seda meisterdada, et siis ilmselt tuleb midagi, mida see laps tegelikult ka tahaks või vajaks, aga lihtsalt pole näiteks jõuluvana läinud. Nii et ma arvan, et jõuluvana on tegelikult väga-väga tark mees koos päkapikkudega. Aga nii, Emme, mida sina jõuludeks tahad? Kas sinul on ka see, et tahad just mingit materiaalset asja või on lihtsalt see, et tahadki lihtsalt perega koos olla või kuidas sinu nende jõulukinkidega on? No tegelikult jah, lapsena kindlasti tahtsin ka võimalikult suuri kingitusi ilmselt ja kui veel mitu tükki saab, seda rõõmu. Aga täna niimoodi, et meie loodame, et jõuluvanal on lastele kingitused, et suurtele ei peagi. Aga kui päkapikud mind kuulevad ja jõuluvanal midagi edasi ütlevad, siis ma isegi mõtlesin, et kuna meil on suur maja ja põrandad on jahedad, siis minule kuluksid ühed mõnusad, soojad ja pehmed sussid ära. Aga muidu jah, ilmselgelt soovid mõnusaid jõule ja sellist
rahulikku aega ja tervist lähedastele, et see ongi kõige tähtsam. No kokkuvõtteks siis, mida me siis soovime Noorteakna kuulajale jõulude puhul? Henri, mida sina soovid meie kuulajale, kes nüüd seda saadet kuulab? Või äkki kuulab isegi sinu klassijuhataja, mis sa näiteks temale sooviksid? Või äkki mõni klassist ka kuulab seda? Mis sa sooviksid jõulude puhul teistele? Mis sa arvad? Mis nad võiksid näiteks rohkem teha jõuluvaheajal, lapsed? Ma arvan, et õues käia. Jaa, väga hea. Kindlasti õues käia. Õues vist kõik need asjad, kõige lõbusamad, mis saab teha, on kelgutamine, suusatamine ja siis lumega mingi onni ehitamine ja siis lumesõda. Ehk siis palju õues olemist ja siis äkki ägedaid piparkooke ka, Henri. Kas see mõte oleks ka hea? Jah. Rohke glasuuriga piparkoogid, no need lähevad kohe ära, et sellepärast need kaunistused meeldivad ka, et siis on veel magusam. Aga mida sina sooviksid? Nüüd sa oled väga palju rääkinud sellest, mis jõulud on ja millist aega, aga nüüd võta ühe lausega kokku siis, et mida sa meie Noorteakna kuulajale ütleksid jõulude puhul? Kuna tegemist on Noorteaknaga ja noortele suunatud podcastiga, siis ma soovitaksin ja soovin, et noored lihtsalt jalutaksid väljas ja naudiksid seda lumeilu ja vaikust. Et tegelikult on ju linn kaunistatud ja tõesti, et lihtsalt vaadata ja imestada, et seda ilu meie ümber ja Raekoja platsil on ju uhke kuusk ja minna ja kas ise siis kodust kaasa sooja teed võtta või juua seal ja lihtsalt olla ja nautida, jalutada. Et loodus on praegu selle lumega imeline ja see lihtsalt annab nii palju hingele, et rohkem ei olegi vaja. Ja minu meelest väga ilusad soovid siia, et nautige kindlasti ilma ja ka lähedaste seltskonda ja ikkagi üksteist hoida ja toetada, et jõulud on selline andmise aeg ja alati ei pea andma materiaalseid asju, alati saab anda ka lihtsalt tänu ja soojust ja võt selliseid asju edasi. Aga mul on olnud ääretult tore teiega täna rääkida ja minu meelest selline mõnus jõuluepisood on meil nüüd purgis. Armas Noorteakna kuulaja, aitäh, et sa selle aasta oled meiega olnud. Et meil on olnud väga aasta ja selline mõnus jõuluepisood olgu ka teie jaoks selle aasta siis viimane selline ägedam punkt. Ja me taas kohtume teiega uuel aastal uute ägedate ideede ja mõtetega, uute ägedate külalistega ja kui ka sinul on mõni äge päkapikk, kellest sa tahaksid meile teada anda, siis me väga ootame ka teie päkapiku kirjeldusi enda sotsiaalmeedias siis, et oleks väga tore teada, et millised on ka teie päkapikud, nagu te kuulsite, siis meie päkapik on väga selline modernne, et kannab pusa ja pükse ja siis on rohelist ja musta ja punast, vot. Aga minul on olnud tõesti väga äge sõit sellel teekonnal siin podcastis ja juba ootan, et uuel aastal tagasi tulla. Aga ilusat jõuluaega ning kohtume taas. Ilusat jõuluaega!